Tere, mina olen Gert Kaljula ja täna teeme koos minuga trenni. Jõuab. Kaks korda teinud, Kaks korda oled teinud, Kuna Gerdil on siin värskelt võistlused olnud, siis veel ei lammuta. Rahulikult on vaja minna. Võta mingi tantrid enda, millega sa jõuad, aga võta varuga. Seda on Gerdil 6 seeriat kokku. Ja pärast teeme veel seda, mis siia küljele veel juurde annab, seda näitame pärast veel. Lase veel ette. Lase veel ette poole. Antel siia poole. Tõsta vastu minu käsi. Vastu minu käsi. Jah. Ei, Gert on tubli. Gert tegi esimene eluhooaeg, tegi seda, mida mõned mehed jäävadki üritama teha. Kas ei oska või ei saa. Gert tegi maailmaklassi vormi, tegi kohe ära esimese hooajaga. Nüüd siin ei ole enam midagi, nüüd hakkavad kevadeks juba laksud käima. Läheb veel paremaks asi. Järsku on punni läinud siit tagant. Õla tagaosaga ongi just eriti see. Tuled trenni, ei ole nagu midagi. Teed paar seeriat ära, siis tekib siia siuke muhk taha. Siin ka ei ole palju raskust vaja, see on tunnetuse peale vaja teha puhtalt. Tee mingid 12, midagi, ma arvan, see on normaalne. Tõsta küüna nukke lihtsalt. Ja jälle õla keskosale, väga tähtis. Ops, nii kõrgel ei ole ka vähe. Peas, et jääb siia, jääb mingid. Ja. Õlaga on selleks treeniks ühel pool, aga hakkame triitsepsit tegema. Ja prantsuse surumine. Triitsepsi kõige tähtsam harjutus minu arust. Kes tahavad triitsepsile massi lisada, siis see on harjutus, mida peab ja võiks teha. Me oleme alles, juhatame ikkagi sisse seda nii-öelda uut treeningtsüklit ja dieet on alles läbi saanud, siis me ei hakka raskustega veel mitte kuhugi ronima kõrgustesse, vaid üritame seda lihastunnetust maksimaalselt. 5 seeriat teeme. Neli seeriat, teeme rööbast puid.
me ei hakka hetkel mitte midagi külge riputama endale, sest et alles harjuma uue kavaga ja hakkame alles tegema neid asju järk-järgult. 4 seeriat sellest täiesti piisab, üle 10 seeria kätele ei näe nagu absoluutselt mõtet. Kui sa 10 seeriaga ei suuda sellist koormust kätele anda, et nad läbi oleks või et nagu piisavalt koormust ei suuda anda 10 seeriaga, siis teed midagi valesti. Võistlusettevalmistuse eelsel perioodil, siis ütleme 2 kuud enne võistlusi, ma arvan, et me poseerime kuskil mõni nädal 1 korra, mõni nädal 2 korda, enne võistlusi ma arvan mingi 3 korda nädalas. Ja poseerimisel on väga tähtis roll, ma arvan, et eriti sellel spordialal, nagu ta on Ranna Fitness või Men's Physique, siis see, et kuidas sa liigud, see, kuidas sa enda lihasid välja poseerida, aga samas ei tohi nagu pingutada justkui. Põhimõtteliselt tuleb poseerida nii, et tunda ennast laval võimalikult vabalt, samal ajal kontrollida nii-öelda kõiki kehaosi, alustades siis varvastest, lõpetades sõrmedega, see, et ei hoiaks sõrmi kuidagi niimoodi puusas, vaid sõrmed oleks korrektselt puusas, nagu meesterahvastele kohane. See päris tihti unustatakse ära ja see lõppkokkuvõttes näeb päris koomiline välja. Aga samas nagu peab olema särtsakas, samas nagu ei tohi olla liiga särtsakas, liiga ülevoolavalt, üle pingutada ei tohi ja peab olema kogu aeg rõõmus ja... Mida tehakse hästi palju valesti selle ala poseerimise puhul, mida ka hästi palju võib-olla maha tõmmatakse kohtunike poolt, siis on just seesama üleposeerimine, kus siis pingutatakse liiga palju oma lihaseid, ennitatakse selja lailihas liiga laiaks. Nagu kulturistidel just. Ja see ei ole mitte hea, sellepärast, et see ala ei ole tegelikult kulturism, vaid on Ranna Fitness ehk siis Men's Physique, mis tegelikult peakski peegeldama siis nii-öelda ideaalseid rannakehasid. Ja Gerdi puhul ongi just see jumala äge, et lisaks sellele, et tal on väga hea keha ja väga head geneetilised eeldused, ta on ka väga ilus mees. Võib-olla, mis on Gerdi treenimise juures nagu äge, on see, et kui muidu, kui sa treenid mingisugust inimest, siis see inimene võib-olla ootab sult, et sa kontakteeruksid temaga iga päev. Võib-olla see ongi normaalne, et kui sportlane valmistub võistlusteks, siis tal tekib miljon küsimust iga päev. Ja siis ta ootab, et treener nagu kontakteeruks, võtaks ühendust ja siis ta saaks oma mured ära kurta. Et Gerdi puhul on just äge see, et Gert kirjutab ise, et ta kirjutab kas või iga päev ja ta küsib kõik oma lollid küsimused ära, aga ta ei tee midagi nagu ise oma rumala peaga ja valesti. Ja just ma arvan, et see, et ta ei mõtle liiga palju, vaid ta lähtub sellest, mis talle räägitakse ja ta kuulab seda, võib-olla see ongi nagu hästi palju tema edu võti. Gert tuli tegelikult... Ise tulin. Gert tuli Pitsopi tööle. Ja siis ma ei tea, millegi pärast ma hakkasin vaatama nagu kuidagi, et mingid asjad nagu reetsid hästi palju seda, et siin võib nagu olla suur potentsiaal peidus. Võib-olla see alustuseks juba see näoilme, see nägu, see soeng on ju. Teiseks küllaltki palju annab läbi T-särgi näha seda, mis on inimese proportsioonid ja mis on inimese raam. Ja käisin selle mõtte Gerdile välja ja mingi aeg nad saidki Peebuga selle kuidagi paika niimoodi, nagu nad said ja siin ta nüüd on.